tere, mina olen Merle Sule. Tere tulemast Kadaka leivakotta. See kõlab võib-olla väga lihtsameelselt ja maalähedaselt, aga kui sa paned oma hinge ja armastused oma tegemise sisse, siis see ongi see, mis loob selle hea toote, olgu ta siis leib või mingisugune muu toode, mis peaks siis kõnetama su lähikondset, siis mina olengi mõelnud, et see, kui ma teen asja kire ja südamega, ma olen selle leidnud tänaseks ja ma panen sinna rohkem, kui ma alguses arvasin, et ma panen. Ja nii sünnibki hea toode. Ma teen seda siin leivakojas, mis on mu enda käe järgi kujundatud. Kõik asjad on mugavalt kättesaadavad ja see üldine miljöö on hubane ja maalähedane. Ja see annab selle mõnusa tunde selle kogu protsessi tegemise juures. Minu elustiil viis mind leiva küpsetamiseni, kuna ma hindan liikumist, tervisliku elustiili harrastamist ja Elva pakub seda väga erilisel moel. Talvel suusatamas, suvel ujumas, mitu järve vali, millist soovid, jooksmine, rattaga sõitmine, seda kõike ma harrastan vastavalt hooajale. Ja sealt kasvas siis välja ka tegutsemine, leivaga, toimetamine sellega, et see kõik on nagu põimunud üksteise sisse. Kui ma hakkasin leiba tegema, siis ma mõtlesin, see võiks olla ja mitu muud erinevat varianti, aga tänaseks on välja küünud siis põhitoode, mis on täistera rukkileib, siis singileib, kadakamarjaleib koriandriga, tatraleib, kõrvitsasai, nostalgiatoode karask, vahel siis lisandiga, vahel ilma ja siis magusad saiakesed. Need on need valikud, mis täna on, aga kõik on muutumises ja ma ikkagi vahelduse mõttes teen ka muid asju veel. Leiva esimene etapp on see, et ma panen õhtul juuretise nii-öelda hakkama, segan selle veega ja jahuga. Siis ta kerkib 10–12 tundi toasoojas, ahju juures. Siis järgmisel hommikul segan juurde lisaained, seemned, jahu, suhkursool ja mis iganes lisandid siis tulevad, et teen mitmeid erinevaid. Siis ta läheb kerkima 1,5 tunniks 40 kraadi juures. Seejärel läheb küpsetusahju, veerand tundi on ta 240 kraadises kuumuses, siis alandan temperatuuri ja küpseb siis 180 peal siis 45 minutit. Seejärel ahjust välja, teen veega märjaks, nii-öelda kastan teda, siis ta jääb rätikolla jahtuma 1,5 tunniks ja siis on juba nii kaugel, et võiks inimesele, kliendile üle anda. Minu sihtgrupiks ongi elvakas, kes elab siinsamas vallas, siinsamas linnas. Ja tagasiside on selline, et kodu kootud, ta on soe, ta on pärske. Mõnele maitseb, mõnele ei maitse, aga minuni ei ole veel jõudnud ühtegi inimest, kes ütleb, et talle ei maitse, ta ei osta seda. Et ikkagi on see, et jah, mulle maitseb. Tulen tagasi. Paberi peale äriplaani tehes ma ju joonistasin välja, mis on 5 aasta plaan. Numbrid, kasum, aga südamelähedasem on see, et mul säiluks rõõm ja teotahe seda leiba teha jätkuvalt sellisel moel, nagu ma täna seda teen, et jah, ma soovin natukene suuremaks minna. Mõttes mõlgub ka abiline leida, kes võib-olla toetaks mind. Et sellised mõtted on täna, aga mitte väga suureks minna, sest see on elustiili äri ja mulle meeldib see elustiil, mis ma täna elan. Ja see annab mulle vabaduse ja olengi öelnud sõpradele tuttavalt, et põhipolgaks on vabadus. Ja kui natuke jääb veel üle sellest, siis ongi hästi. Kadaka leivakodu on avatud kolmapäeviti 11 kella 2 ja reedeti kella 11 õhtu 6 ja selle aja jooksul on siis soe värske leib ahjust. Käin ka turgudel ja laatedel müümas leiba. Samuti on välja kujunenud leiva hommikud Elva keskuses, kus on siis esindatud kohalike ettevõtete toodang. Ja sealt võib mind leida teisipäeva hommikuti. Ma olen siiralt tänulik nendele inimestele, kes tulevad jätkuvalt minu leivakotta leiba ostma ja selle läbi saan mina ju ka positiivse tagasiside, mis innustab mind tegema, pingutama rohkem. Ja kui rääkida missioonist, siis mulle teeks rõõmu ja head meelt, kui see leib jõuaks veel rohkemate Elva inimesteni.